Elu maa peal tükis inimesega, kõikide vetikate, elevantide ja hiidkalmaaridega algupäraselt on pärit ookeanist. Too iidne ürgookean Pantalassa oli madala soolsusega ja tegelikult, mu sõbrad, igaüks meist täpselt teab või vähemalt on võimeline teada saama, milline oli keele otsaga katsudes tolle ookeani soolsus, füsioloogilise lahuse soolsus, eks ole, see on siis 0,9% ehk 9 grammi liitris. Meie veri on täpselt selle soolsusega, me kanname iidset ookeani oma veresoontest ja kõik teised loomad samuti. Aga ookean katab rohkem kui 70% meie planeedist. Keskmine sügavus on 2,5 pluss miinus veel pool kilomeetrid. Ja loomulikult ookean on elu aluseks, elu hoidjaks, planeedi osaks ka meie ajal. Ja? Kui kauaks? Vaadake, siin on õisloomad, loomulikult siin on ka kalad, merisiilikud, diadeemad, aga õisloomad ja nende seas on korallid, vaat seal on üks natukene sombrero kujulise välimusega, on see kivikorall seal täiesti elus. Korallid on tegelikult ülitundlikud loomad keskkonnatingimuste suhtes. Ja korallid ja meriroosid, siin enamasti on meriroosid, kõik nad elavad suhteliselt väikestel sügavustel, sest nendel kõikidel organismis on vetikad, zooksantellad, ilma kelle abita nad ellu ei jää. Kõik korallid on kiskjad, aga nendel on ka suhkurt vaja ja see tähendab, nad kannavad suhkruvabrikud vetikad oma keha sees. No aga vetikad vajavad valgust. Nii et korallisaared, korallide kooslused, korallrahu, erilised olud on ülitähtsad terve selle meie elusa planeedi eluasjade seisukohalt, eks ole, et elu kulgeks õigesti. Me peame hoidma ookeani, aga kas me seda teeme? Ookeanis on ju vulkaaniline tegevus Hawaii saartel, aga väga paljudes teistes kohtades Atlandi ookeanis, ka India ookeanis, aga peamiselt ikka Vaikses ookeanis. Ja seal siiamaani, ega see võimatu ei ole, ilmselt tekivad sellised ained ja sellised ainete kompleksid, mis võiksid olla uue elu aluseks. Ja, vulkaaniline tegevus ookeanis on tõepoolest elu häll olnud ja täiesti võimalik, et on ka praegu. Loomulikult ookean ei ole ühtlane biomassi jaotuse poolest. Mõnes kohas, eriti korallrahude ümbruses, on toitu sellistele hiiglastele nagu kašelotid, köörselgvaalad, sinivaalad ja nii edasi. Ka muidugi paljud kalad on eriti palju. Ju siis need hiiglased rändavadki soojadesse vetesse, lapsi sünnitama, paarituma, siis jahedamatesse vetesse. Seal on kõige rohkem, näiteks krevette, eks ole, ja väikseid kalmaare. Või siis jälle korallrahu koosluste ligidale, sest seal on hästi palju natukene suuremaid kalu, mis sobivad kašelotidele. Sõbrad, see on lõputu. See ülipõnev ookeanide elu lugu, et mitte praegu aega kulutada. Lähme kinno, vaatame hiilgavalt tehtud filmi sellest, kuidas see kõik tegelikult toimub.